Tere, mina olen Astra ja Eesti Töötukassa karjäärinõustaja. Mul on väga hea tervitada täna siin Pelgulinna riigigümnaasiumi siis koolijuhtu Indrekut ja õpilasesinduse liiget Katrit. Tere, rõõm kohtuda. Palun tutvustage paari sõnaga, millega te armastate tegeleda peale tööd? Ma olen väga suur kultuurifänn, käin teatris, kinos ja muusikat kuulamas. Et see on vaieldamatult kõige armastatum tegevus väljaspool kooli. Katri on meil muidugi ka koolis tuntud selle poolest, et toob meile valgust kooli. Pelgulinna riigigümnaasiumis on tõesti, meil on väga palju helgust, väga palju loomulikku valgust ja kõik, mis ei ole loomulik valgust, see on toodud Katri poolt tehnoloogiatiimi kaudu. Aga mina olen siis Indrek, minu peamiseks hobiks ongi koolijuhtimine ja üldse ma proovin elu võtta nii, et elu on hobi, teen neid asju, mis huvitavad. Kui ühel hetkel koolijuhtimine enam üldse huvi ei paku, teen midagi muud. Ja selleks, et kuidagi inimesena tasakaalus püsida, selleks püüan sporti teha, iga päev liikuda tunnikese, üht või teist viisi. Praegu tegelen põhjalikumalt crossfitiga, aga loen, kirjutan, mustkunsti vastu tunnen huvi. Ja eelmise aasta üks suuri eesmärke oli õppida ära Rubiku kuupiku kokkupanemine ja õppisin ära, saavutasin eesmärgi 31. detsembril. Nii et, jah. Et sa püstitad eesmärgid endale ka? Jah, seda küll, kuigi ma väga ei usu sellisesse eesmärkidest juhitud elusse, et mul on niisugused mingid ideed või põhimõtted ikkagi juhivad taustal, aga siis sellised väikseid vaheetappe on mõistlik kuidagi kirja panna. Jaa, aitäh teile. Seega noored tahavad kindlasti teada, et kes te siis sellised olete, mida see kool endast kujutab. Mina karjäärinõustajana tean, väga paljud noored panevad number 1, 2, 3 Pelgulinna riigigümnaasiumi, aga võib-olla mõned ei tea, et rääkige 10 minutit. Palun rääkige. No ma hakkan peale ja teen väikse sissejuhatuse, et sellest, et kes me oleme. No esiteks võib-olla, et ega me päris täpselt ise ka veel ei tea. Perg on päris ikka veel üsna uus kool. Me ju avasime uksed 2023. aasta sügisel ja Katri on siis ka meie esimese lennu õpilane, mõnes mõttes ju katsejänes. Et see ongi võib-olla Pergis eriline, et me ju oleme alles seda kõike loomas. Et praegu on selline paras hetk, kus ütleme, et meil on süsteemid on juba paigas. Esimesed traditsioonid on loodud. Õpetajate tuumik on juba paigas, et me oleme just sellise kindluse saavutanud, aga kõik on ikkagi veel nii värske. Et selline tunne on, et see on ikkagi uus asi, kus kõik on võimalik. See on iga päev olemas. Aga mille poolest me siis erineme? Tallinnas ja Eestis on palju häid ja toredaid koole veel. Et number 1 on see, et me keskendume oma nii õppekavas kui ka siis muus elus või mõtlemises küsimusele, kuidas lahendada suure ühiskondliku mõjuga väljakutseid. Need on küsimused, näiteks küsimused tugevast demokraatiast või kodanikuühiskonnast või ka küsimused, mis puudutavad keskkonda. Ja nagu te aru saate, et need on küsimused, mida ei saa lihtsalt kuidagi ära õppida, et nad eeldavadki sellist pidevat süvenemist, pidevat lahenduste otsimist, koostööd, erinevate õppeainete lõimimist. Ja siis mis meie kooli puhul veel kindlasti teistest erinev on keskmistest koolidest, küll mitte kõigist riigigümnaasiumitest, on see, et meil saavad õppijad õppekavast teha rohkem valikuid kui klassikaliselt tavaline, et umbes 20% õpideest saab õpilane ise disainida valikmoodulite kursuste kaudu. Ja kolmas, jällegi, mis ühendab kõiki riigigümnaasiumeid, aga eristab meid teistest, on see, et me oleme puhas gümnaasium, ehk siis kõik õppekavast, koolimajani on disainitud just nimelt selle 16–19 aastase õppija vajadusi silmas pidades. Et me ei pea korraga tegelema siin 7-aastase ja 19-aastase õpilasega, milles oleks ka oma võlu, aga palju väljakutseid. Siis me oleme kirja pannud siin peamiselt õpetajatega, kooli juhttiimiga, et kellele see Perg võiks siis sobida. Sest on tõesti super palju ägedaid koole ja igaüks peab ju siis leidma selle oma põhimõtetest, väärtushinnangutest lähtuvalt. Ja me mõtleme nii, et Perg sobib sulle, kui sa oled valmis süvenema nendesse meie eripäraga seotud, maailmaharidusega seotud teemadesse. Keskkonnaküsimustesse või demokraatia küsimustesse näiteks. Ja see ei tähenda seda, et sa pead tahtma saada ökoloogiks või riigiteadlaseks. Et me lihtsalt näeme, et need küsimused on sellised, mis sõltumata sellest, et kas teist saavad ettevõtjad või näitlejad või arstid või õpetajad, sõltumata sellest me kõik
peame nende asjadega kokku puutuma. Neid ei saa ära delegeerida kuskile, ma ei tea, keskkonnaküsimusi Tallinna Ülikooli ökoloogidele, et me peame kõik tegelema oma väikestes eludes, ühiskondlikus tegevuses, tööelus. Nii et Bergi tulles peab olema valmis süvenema nendesse teemadesse. Ei pea teadma kuidagi ekstra palju, aga peab olema valmis süvenema. Teine asi, meil on kindlasti õppetöös palju rohkem sellist koostöiseid, projektipõhiseid õppemeetodeid. See peab ka olema midagi, mida tahta teha. Jällegi, ei pea olema suurepärane koostöö tegija, aga peab olema valmis koostöö tegemist õppima. Sest et see on see, kuidas päris elu toimib. Teadust ei tehta enam tänapäeval ühekaupa kuskil nokitsedes, ettevõtteid ei tehta, neid tehakse samamoodi koos, sihte seades, rolle jaotades ja nii edasi. Ja muidugi tulge siis Bergi, kui teid kõnetab mõni meie valikmoodul, kohe näitan ka neid, ja mis võib-olla kõige olulisem, et süvenege kindlasti meie väärtustesse. Et me vastutame oma mõju eest, tegutseme koos ja paindlikult, keskendume lahendustele, mitte probleemidele ja me ei tee igavat kooli ja igavalt. Need on meie 4 sellist põhimõtet, väärtust, mis on kooli loomise aluseks. Ja võib-olla kõige olulisem see mõju küsimus, mida me tõesti püüame põimida kõike, mida me teeme, et lahti seletades see tähendab seda, et me usume sellesse, et igaüks meist saab mõjutada seda, missuguseid suhteid me enda ümber loome, missugust kultuuri, koolikultuuri me kujundame, aga veel enam, et missuguse Eesti me loome või ka missugust maailma me loome ja kujundame. Ja ühesõnaga, aga ma soovitan tõesti, et jälgige meid ka sotsiaalmeedias ja kodulehelt, lugege nende väärtuste kohta pikemalt, on põhjalikult lahti seletatud näidetega. Et need on tõesti asjad, mis on põhjalikult läbi mõeldud, need ei ole lihtsalt loosungid, vaid need on põhimõtted, millest me lähtume. Koolimajast ma pikalt ei hakka rääkima, aga et kõige olulisem, tulge külla. Meil on ka erinevaid kogukonna üritusi, kodulehel visake pilk peale, näiteks kogukonna kino toimub regulaarselt. Kõik on oodatud, saate mõnda ägedat Eesti dokfilmi vaadata, võib-olla režissööri või mõne operaatoriga kohtuda, rääkida juttu ja meie ägedas majas ringi jalutada. Aga mis võib-olla tore välja tuua, et me tõesti Berg on praegu hetkel Eesti suurim puitehitis. See tähendab seda, et puit toob ju sellist mõnusat hubasust, head akustikat. Ja hästi palju on sellist mõnusat koostöist ruumi, aga näiteks tore raamatukogu, kuhu minna siis vaikselt vahel üksi olema või mingit rühmatööd tegema, et selliseid nurgataguseid, kuhu peituda on meil ka. Ja siis paari asjana veel välja tuua, et tõesti meil on neid valikuid palju õppekavas, kõik need on koduleheküljel põhjalikult lahti kirjutatud, need moodulid ja valikkursused, aga lihtsalt näiteks, et mis meil sellel aastal nende moodulitena siin on, et tõesti põhimõtteliselt on kõik teemad kaetud. Väga populaarsed valikmoodulid on näiteks arhitektuuri oma, psühholoogia oma muidugi, inseneeria, erinevad valikmoodulid, programmeerimine, aga ka näiteks teisest suunast võib-olla hoopis teatriga seotud moodulid. Väga populaarsed ka kõik asjad, mida me teeme koostöös Sisekaitseakadeemiaga, siin sisekaitse, politsei ja piirivalve moodul, meditsiin, keeled, kunstiasjad, et me oleme tõesti proovinud kõik valdkonnad ära katta, loome neid mooduleid ka samm-sammult juurde ja tõesti hetkel on küll tunne, et siin on igale ühele midagi. Aga nende kohta jällegi koduleheküljel põhjalikud kirjeldused, kõik uurige ja lugege. Ja siis sellise viimase asjana enne kui ma annangi Katrile sõna õppija perspektiivi avamiseks, siis et milline meie õppekorraldus siis on, et tegelikult see väga palju riigigümnaasiumitest ei erine, et meil on samamoodi 3 trimestrit, võib-olla vahe on selles, mõne teise kooliga on see, et meil on siis 10 õppenädalat sellise tavapärase tunniplaani alusel ja 11. nädal on selline vahenädal, mitte segi ajada vaheajaga. Ja seal meil toimetamegi selliste suuremate õppekäikudega, seal on mingid, võivad ka suuremad arvestustööd olla, sellised eripärased sündmused. Nii et. Ja inimestest, et meil on ühes lennus 10 klassi, mis jaguneb 20 mentorgrupiks ja 360 õpilast võtame siis vastu. Aga mis on võib-olla Bergi puhul natuke teistmoodi on see, et meil nende 360 kümnendiku seas on ka siis eesti keelt teise keelena õppivad õpilased. See ei ole eraldi klass, õpilased on jagunevad klasside vahel, aga 36 õppijat võtame vastu ka sellele õppekavale ja võib-olla veel väga tore, et meil on ka ainus võimalus õppida saada gümnaasiumiharidust Eesti viipekeeles. Nii et, ja võib-olla selle mõttega ma annaksingi Katrile sõna üle. Katri on meie ka viipekeele valikaine õpilane, nii et vist on hea koht. Nii, kui tegelen kultuurieluga väljaspool kooli, siis ma pean seda panustama ka kooli sisse.
Kuna olen õpilasündsuste liige, siis tegelen mitmete üritustega, et need kõik jõuaksid päriselt õpilasteni, et kõik saaksid leida mingi ürituse või valdkonnaga, millega nad saavad tegeleda ka vabal ajal. On sporditurniirid, on näiteks külalisesinejad, kui sa ei soovi esinema minna, mine kuule kellegi tarka juttu näiteks. Vaba lava, mine näita, mida sa oskad. Ja just oli ka Playbox, esimest korda, suur üritus. Ja kõik olid, see oli tohutult tore üritus, sest et see oli nii vaba. Keegi kartnud, see oli hästi humoorikas ja mõnusa õhkonnaga üritus. Ehk siis igaüks leiab endale midagi, mida teha ja midagi jää välja. Nii, ja ka huvitegevused, jällegi, kõik, mis huvitab, saab teha. Et muidugi on valikained, on ka moodulid, aga kui tunned, et tahaks niimoodi leida omad inimesed ühes grupis ja lähete mängite kõik koos palli või lähete teete bändi, ise olen ka koolibändi liige ja tehnoloogiatiimi liige, et nii palju erinevaid võimalusi on leida omad inimesed. Keegi ei jää välja. Ma lähen kõnnin koridori peal, mul on võimatu jõuda tundi õigeks ajaks, sest et mul on nii palju toredaid inimesi tee peal ees, kellega ma olen natukene igalt poolt kellegi kokku puutunud. Et hästi kokkuhoidev ja kogukonna kool, et kes laulab ja on millest rääkida ja on mida näha. Et on ka kogukonna üritusi, näiteks ongi kogukonnakino, et saab tulla vaadata ja on majatuurid, on infotunnid, et kooliga saab tutvuma tulla, et see ei ole ainult õpilastele, et kõik on teretulnud. Võib-olla, Katre, küsin sinu käest, et meil on minutike veel aega, ma vaatan, et kui ma ütlesin selle Bergi eripära välja, et me keskendume nendele suure mõjuga ühiskondlikele väljakutsetele, et see võib jääda üsna segaseks, et võib-olla see paari sõnaga, et mis see sinu vaatenurgas siis tähendab või kus sina oled kokku puutunud nende suurte väljakutsetega Bergis? Jaa, on eraldi projektid isegi selle jaoks, et kuidagi ise anda oma panus parema maailma nimel. Ja seda on jällegi väga võimas kõrvalt näha, kuidas kõik 360 õpilast teevad aasta lõpus midagi suurt ja mingi projekt, kas väike või suur, kes korjab prügi. Ma pole kunagi näinud, et nii palju õpilasi tunneksid nagu rõõmu prügi korjamisest ja räägivad sellest nii uhkelt ja kaitsevad seda. Mina ise kogusin riideid ja annetasin need lasterikastele peredele. Et meil on mõju ja me päriselt teeme asju ja see on võimas tunne, et iga aasta tuleb uus lend peale, kes teeb veel palju häid asju ja pikas perspektiivis ongi Bergil nii suur mõju. Just. Ja võib-olla viimase asjana siis, et tõesti julgustan, et praegu rääkisime lühidalt, et aga see kõik on palju pikemalt meie sotsiaalmeedias, kodulehel kirjas. Me regulaarselt ka sinna jagamegi kõike seda, mida me kooli üritustel teeme, nii et just. Jälgige meid. Ja kodulehel on ju näha ka, et on avatud uste päevad, või kuidas te neid nimetate? Jaa, infotunnid. Need on küll suuremas osas juba nüüd vist täis registreerutud selleks aastaks. Aga järgi saab ka vaadata. Saab järele vaadata. Aga just nimelt meil on mõned kogukonna üritused, näiteks kogukonna kino kevadel tulemas. Varsti hõikame välja ka õpilasvarjutamise võimaluse. Nii et hoidke silm peal, info liigub. Jaa, et sinna kino ma tuleksin küll, sest ma elan seal väga-väga lähedal. No siis ja, teie puitehitis on mulle silmade ees igapäevaselt. No see ülevaade oli väga põhjalik ja muidugi infotunnis saab ka väga palju juurde ka, et ma eile ka pühendasin 1,5 tundi selle peale, et see oli seda väärt. Aga rääkige sellest kõige pingelisemast teemast, mis noori väga huvitab, just nimelt see sisseastumine. Et mida te arvate, et mis siis Indrek just nimelt, et mis on kõige olulisem, et mida sina pead kõige olulisemaks, mis teie kool kõige olulisemaks pead ja hiljem siis sa saad täiendada Katri sellega, et kuidas päriselt oli? No kõigepealt ma räägin siis ära puht praktilise, logistilise poole, et mida me siis arvestame sisseastumisel. Ma ütlen ära, et ega see 100% ei kattu sellega, et mida ma isiklikult südamest kõige olulisemaks pean. Aga see on sellepärast, et suurte koolide vastuvõtuprotsess on metsik logistiline süsteem. Ideaalis me teeks, ma ei tea, tunniajaseid vestlused iga õpilastega, arutleks, mis pidi maailm kokku käib. Aga ühesõnaga, päris elus, kuidas siis käib, on nii. Bergi sisseastumiseks me arvestame 3 asja. Esimene asi, eesti keele või siis eesti keele kui teise põhikooli lõpueksam, matemaatika, põhikooli lõpueksam ja vestlus. Ja esialgne selline pingerida moodustubki siis 2 eksami põhjal,
kus me kutsume siis 1000 pingerea esimest, kutsume vestlusele. Ja siis sisse saanud nii-öelda nimekiri saab kokku nii, et 30% eesti keele eksam, 30% matemaatika eksam ja 40% vestlus. Et vestlus tõesti mängib väga olulist rolli. Tingimus, hindeid me vaatame nii palju, et ei tohi olla põhikooli tunnistusel või lõputunnistusel siis negatiivseid hindeid, kahtesid, ühtesid. Aga muidu me hindeid ei vaata, kui see kriteerium on täidetud. Et 2 eksamit ja vestlus. Kõlab väga lihtsalt. Just. Vestlusest ma võin muidugi, ma ei tea, räägin praegu, veidike pikemalt ka. Näiteks, jaa, see on kõige olulisem, mis neid võib-olla lihtsalt oluline on see, et ära maininud, et vestlusel me ei küsi fakti küsimusi. Et mis värvi olid Paldänava poistes Nemetšeki püksid, kui ta tuli sellelt krundilt mööda, mis tänavat seal oli, ma ei mäleta enam. Et me ei küsi fakti küsimusi. Küll aga me võime küsida, kindlasti küsime, et miks üldse perg sinu jaoks? Mis sind toob pergi? Miks sa arvad, et sina oled just pergi sobilik? Kindlasti me küsime sinu huvide kohta, hobide kohta, kõige kohta. Vestlusel on võimalus sul rääkida sellest, kas kui sa oled kuskile vabatahtlikud tööd teinud, panustanud, kui sa oled sellest mis sinu sihid on, et kõik see pool. Me muidugi küsime ka sinu õpiharjumuste kohta, kuidas sul põhikooli kogemus on olnud, kõik see, aga mitte fakti küsimusi, vaid oluline, et vestlusel sa saad ennast avada. See on põhiline. Nii et kindlasti soovitus vestluseks, selle kohta alati tuleb hästi palju küsimusi. Peamine soovitus on see, et ärge hoidke ennast tagasi, rääkige endast julgelt. Selles mõttes, et ei pea häbenema oma hobisid, oma kogemusi, kõik kaevake välja, tooge esile. See on koht, kus... Et luugere kapist välja. Jah, just. Aga Katri, kuidas siis päriselt oli? Või mida sa soovitad? Sa oled juba kõrgem aste gümnaasiumis. Jaa. Eks see veel muidugi oli hirmus periood, kui ma nüüd pidin istuma mitme täiskasvanu ette ja hakkama rääkima, et kes ma olen, kust ma tulen ja ikka on selline nagu närv sees, aga ma üritasin ikkagi meeles hoida, et mina tean ennast kõige paremini. Ja küsisidki, et olen viimati muuseumis käisin, teate, ei ole ammu käinud, aga väga tahaks minna. Et kui näiteks ei vaata ka iga päev uudiseid või ei loe ülimalt palju raamatuid, siis võib ka nagu lihtsalt öelda, et aga huvi tegelikult on, et ma olen mõelnud selle peale, sest et gümnaasiumis on väga hea aeg ka näiteks enda harjumusi uuendada. Et see ei ole nüüd see, et sa pead olema kõige kultuursem inimene maamuna peal. Ja et ollagi aus ja et näidata, et sa oled hea inimene ja see kool, kuhu ma soovin saada, on päriselt see. Katri, just sinu käest küsiks ka just seda külge, et kui see oli sinu jaoks võib-olla hirmutav või ootamatu või väljakutse väga palju tohutus koguses kandideerida mitmesse gümnaasiumisse, mis aitas sind, et jääda nii-öelda ree peale? Ma võtsin 9. klassis seda, ma hakkasin tohutult rahmeldama. Ma vist kandideerisin igas Tallinna kooli, kuhu oli võimalik saada ja tegelikult see ei viinud mind mitte kuhugi. Ma sain kooli sisse, kuhu ma tegelikult isegi väga ei tahtnud saada ja ma olin lihtsalt väga läbi põlenud. Ja läksin siis suvevaheajale sellise mõttega, et vähemalt ma nüüd olen gümnaasiumis sees, aga see ei olnud siiski ikkagi see rahuldav idee. Ja proovisin siis terve suvi seda mõtet nagu olla, et see on hea kool, ma annan võimaluse. Ja ma olin seal koolis ja seal ei olnud üldse minu inimesed. Koolil endal ei olnud midagi viga, lihtsalt see ei olnud minu keskkond. Ja mõtlesin, et ma siis pean muutma seda. Ma kirjutan teistele koolidele ja vaatan, et kas mul oleks võimalik tagantjärgi ikkagi sisse saada kuhugi mujale. Ja õnneks Berg ütles, et tule, räägime. Ja ma vahetasin nädal aega kooli ära ja see oli siuke tore õnnetus, et sain hästi toredasse kohta, et ikkagi elu viib sind sinna, kuhu sa pead jõudma, et ei ole vaja karta tegelikult. Aga miks on oluline see gümnaasiumi haridus praegu, mida sa omandad? Mina ise näen, et see õppimine ongi privileeg, et seda ei tohi karta või mõelda, et kool tahab sulle tohutult halvu asju, kindlasti ei taha. Et ma ise tunnen, et ma nüüd olen sellises vanuses ka, et kus ma juba sõpradega isegi arutleme nii-öelda kooli teemadel ja see on tore. Et muidugi gümnaasium ei ole kõigile mõeldud ja see on ka täiesti okei. Et kui sa teed oma asja ja sul ei ole selleks vaja gümnaasiumiharidust, see on väga hästi, aga ma ise tunnen, et mul endal on seda vaja.
et võib-olla lihtsalt isegi lisaaega, et aru saada, mida ma täpsemalt teha soovin. Jaa. Ma olen märganud, et sisseastumisvestluse küsimused on selline komistuskivi noorte jaoks, et võib-olla mis on need väärtused ka teie koolil, et on tulnud juba välja, et on kogukonna osa teil väga oluline ja suhted, nagu Indrek, sina oled nimetanud, et hea hariduse taga on head suhted. Samal hetkel on ka välja tulnud, et mõjukus on oluline, et igal inimesel on oma mõju. Et mis on veel need väärtused? Kuidas ma tunnen ära, et see teie kool on minu kool? Ma arvan, et Katri ka ütles natukene, et ega tegelikult alati ei saagi sellest aru, ma ei tea, kodulehekülge lugedes lihtsalt, et kõik, mina julgustan ka, et kui vähegi võimalik, käige uudistage kooli, rääkige inimestega, et tihti see koolikultuur ei ole ka 3 sõnasse kokku võetav. Et tulebki ära tunda, kus on need minu inimesed, kus on see minu õhkkond. Et on suurepäraseid väga erinevaid koole ja ma julgustangi, et soovitus kõigile 9-ndikele või põhikooli lõpetajatele, et lihtsalt käige uudistega, käige koolide, vaadake, mis üritused on, käige koha peal, rääkige inimestega, käige infotundides, et te tunneksite ära, kuhu, natuke klišeed, kuhu süda kutsub, aga kus see tunnetus klapib, kus need vaibid klapivad kõige paremini. Ja muidugi siis on kõrval need mingid õppekava teemad ja mingid sellised ratsionaalsed teemad, aga tunnetus on ka väga oluline. Aitäh sulle, aga kuidas sinul? Mis sa soovitaksid noortele, kes on ekraani taga või meil siin saalis? Väga halb soovitus, aga vaadake veel ekraane. Instagram ja TikTok. Need sotsiaalmeedia platvormid peegeldavad väga hästi ära, et milline on koolikultuur ja et kuidas õpetajad on, kuidas õpilased on, kuidas nende suhtumine on, et siuke 10-sekundiline video juba näitab ära, et milline kool on, et avastada sotsiaalmeediat ja koduleht on, seal on kõik oluline info olemas, aga just näha neid inimesi läbi sotsiaalmeedia. Ja kui üldse anda soovitusi 9. klassi lõpetajale, et esiteks ma tean, et paljudel tekibki tunne, et see on selline ärevam aeg ja kuidas juba hirmud nagu ette tekivad pähe, siis esimene minu mõte on see, et tulebki öelda, et ega ongi normaalne natukene rohkem ärevil olla. Et kui mina kuskile mingeid suuri uusi ettevõtmisi teen, ma ei tea, lähen maratoni jooksma või tööle kandideerin, ega ka ärevust tõuseb. Või mäletan, kui ma kunagi esimesi kordi mingeid koolis kuskil lõpuaktusel kõnet pidasid, mul jalg tudises füüsiliselt all. Et see on väga normaalne. Ja sellel nii-öelda keerulisel perioodil tasakaalu hoida, siis soovitus on see, et kõik hobid, millega tegelege edasi. Kui te teete sporti, tehke sporti edasi. Kui te teete teatrit, tehke seda edasi. Et te olete ikkagi et te ei pea nii-öelda ainult sisseastumisega või ainult lõpueksamitega hakkama tegelema. Hoidke tasakaalu, elage, õppige, uudistage, käige avarate silmadega ringi, jalutage looduses. Varsti tuleb kevad, saab ujumas käia, kes veel praegu ei tihka. Nii et olge, elage täiega. Tasakaal inimesena on oluline. Jaa, ma olen väga nõus, et see tasakaal sisaldab ju endast nii suhted, mis on teile tähtis, liikumine, uni kindlasti, et piisavalt magada. Sa võid eksida alati, eks ole, et ka teie lubate või mitte eksamil, vaid sisseastumisvestlusel eksida. Et see on ju inimlik, eks ole, eksamil on inimlik. Samas me ei võrdle, sest minul on ju mõju, sinul on mõju, teil on mõju, meil kõigil on oma mõju, kuidas siis saab kõik üldse hinnangut anda. Ja samal hetkel ka positiivsed emotsioonid, et mis sulle pakub aga rõõmu, et tei neid, eks ole. Ja tegevused, kus sa unustad aja ja ruumi, see oleks nagu väga hea mõte. Ja näiteks, mis sa ütlesid ka, et jätkata tegevustega, mis sulle väga meeldib, et ma olen tähele pannud, et noored ütlevad, et 9. klassis ma jätan kõrvale need mõned tegevused, et valmistun sisseastumiseksamiteks. Ja kui ma ütlen, et kui kaua sa valmistud, siis hakkan millalgi pihta, aga miks sa siis praegu juba ei tegele nende tegevustega, mis sulle väga meeldivad. Et see ei ole ju lõputu tegevus ettevalmistus. Aitäh teile, mul on väga rõõm teile kohtuda. Ma soovitan ka vennaskonda kuulata kõigil rohkem. Ja, aitäh sulle ja aitäh teile kaamerasse ja näeme siis, kui näeme.